kuidas siis ikkagi jõuda sotsiaalmeedias õigete inimesteni ilma reklaamiraha kulutamata ja ma arvan, et Brit on Eestis üks peamisi inimesi, kes sel teemal üldse rääkida võiks, väga pikaajaliste kogemustega ja igapäevase praktilise kogemusega turundaja. nii et aitäh, Brit, et sa oled tulnud jagama seda tarkust meile, sest reklaamiga saame ju kõik on ju inimesteni. aga kuidas teha siis nii, et ei peaks seda reklaamiraha kulutama? oleme üks suur kõrv, nii et annakski kohe teatepulda sulle üle. Aitäh teile ka. Ma ütlen ära, kui ma vaatan nagu vasakule, siis ma ei vaata midagi niisama, vaid kuna mul on kaks ekraani, siis saab näha sealt. Ja see on mu lemmikteema tõepoolest ja nüüd ma panen siis jagamise peale tagasi. Ja parandaksin korra ühe sõna, et ei ole mitte reklaamiraha kulutamine, vaid investeerimine, ma tahaks niipidi mõelda. Siis on nagu jah, aga tõesti on natukene võimalik paremaid tulemusi saada ka tavaliste seinapostitustega, kui sa lihtsalt mõtled ümber, kuidas neid siis kuvada. Ja lahkel loal siin paar tükki andsid märku ka, et nende Facebooki seina võib vaadata ja sealt näiteid tuua, et sealt ma siis neid näiteid toon ka. Aga hästi mõne sõnaga must endast, et Brit siis olen mul on perefirma, et kuigi olen jah 20+ aastat siin turundust teinud, alustasin hotelli ja restoraniga ja vahel ka siis olin raadios, välimeedias ja nii edasi. Aga nüüd siis juba 10 aastat saab kodus olla see aasta juunikuus ja hariduselt ei ole väga sellesse teemasse, kuid peamine asi, mis ma tegelen, ongi siis koolituste ja seminaride andmise ja avalikke ma teen üliharva, et täna on ka suht erand. Ja peamiselt ma teen sisekoolitusi, et sellepärast must väga midagi ei kuule. Ma mainin ära selle asja, et mul on siin esitlustes ka mingid lingid. Ma panen nad pärast sinna selle salvestuse kommentaaridesse, kes tahab edasi lugeda mingeid asju, mis teemasi ka on. Ja kui on mingeid küsimusi, siis need on enam kui oodatud siis kommentaaridesse. Kui keegi tahab oma kaamera sisse panna, siis see oleks ka äge. Ai, siit ei saa, me oleme Zoomis. me oleme laivis ja et Ja, kahjuks, me oleme selles aga ja inimesed aktiivselt juba tervitavad sind kõik, siin on kohe mitu-mitu tere hommikust, nii et kokku praegu on 64 vaatajat, aga see arv kasvab. teeme nii. Okei, aga siis kui hästi tüüpiline küsimus on see, et okei, tore, aga kus ma siis kohal peaksin olema, eks ju, et noh, kus ma siis need kõige rohkem eestlasi kätte saan, on ju, et mis üks kanal on, mis raudselt toimib, siis kui ma seda teaksin, ma oleksin miljonär. et see $1 miljoni küsimus. Aga klassika on tõepoolest see, et okei, ma nüüd tahan siis turundust tegema hakata või sotsiaalmeediasse minna, sest et sotsiaalmeedia on ju tohutult odav. Seal saab kõike tasuta üles panna, iseasi, kes nad levivad, siis ärme unusta seda, et aeg on ka raha, et tegelikult seal midagi nii väga tasuta ei ole. Et siiski seda peaks ka arvestama. Aga tõepoolest, et kus kanalites kohal olla, see ei sõltu ainult sellest, et kus kõige rohkem eestlasi on, noh, ütleme, kui Eesti turule siis keskenduda, vaid ka reaalselt sellest, et kas sul on reaalselt aega olla erinevatel kanalitel. Siiamaani on inimesi või noh, ettevõtteid, kes ütlevad, et nii, ma tahan olla kohal siis Facebookis, Instagramis, LinkedInis, Youtube'is, Snapis, TikTokis, igal pool, et kas ma teeksin need kanalid. Et jaa, ma võin need kanalid teha, aga kas sina pärast neid haldama hakkad, et see on nagu täiesti omaette küsimus. Et mõtle läbi, kas sul on reaalselt aega tegeleda mitme kanaliga. Parem võta paar, keskendu nendele ja su postitused tulevad hoopis kvaliteetsemad ja need kõnetavad hoopis paremini neid inimesi, keda sa kõnetada tahad. Ja keda sa kõnetada tahad, on see, kes on su persona. Ehk siis alustama peaks sellest, et mõtled läbi, kes on su persona, kui sa tead, kellel sa kirjutad, siis sa tead ka, kuidas ta poole pöörduda. Näiteid tuleb kohe pärast. Ja oskusi, et kas sa, mina tean, et mina ei võta kunagi kätte telefoni, ei lähe jooksma mingeid TikToki trende tegema, et niilasreklaami siis turundada. Ma lihtsalt ei ole seda tüüpi inimene. Jah, ma praegu olen TikTokis seoses sellega, et ma olen seotud sellise ettevõtmise nagu Unistamistalgud ja siis me tahame nooremaid ka püüda, aga me kohe leppisime alguses kokku, et me eraldi sisu sinna ise ei tooda. Küll aga on meil see hakkab looma TikToki konto olemas
ja sealtkaudu siis lihtsalt neid samu postitusi, mida me teeme siis Instasse või Face'i või Youtube'i jagame. Loomulikult see ei ole hea variant, aga see on parim, mis me reaalselt füüsiliselt kahekesi jõuame, kahekesi teeme seda. Aga siis infot natuke sellest, kus kanalitest siis olla, võiks saada näiteks ka sellest, kus teised Eesti ettevõtted on. Iga aasta teen ettevõtete uuringuid, Eesti ettevõtete omasid. Vähem kui kuu aega tagasi siis sai paika nüüd selle aasta omad, et panen selle lingi ka sinna ja sealt saad, kes tahab vaadata, kus teised on ja mida nad arvavad, kui palju peaks reklaamiraha panema või kas üldse peaks reklaamiraha panema või kas selles kanalis üldse peaks olema. Aga siis tänase teema juurde, et millest ma siis alustan, kui ma tahan seda postitust teha niimoodi, et see leviks ka orgaaniliselt, tasuta, ilma et kohe sinna boost'i alla paneks. Boost'i sõna on üldse selline sõna, mis minu jaoks on väga kaheldav. Ma mõtlen just seda boost'i, kui mõeldakse klassikaliselt, et ma panen postituse üles ja ma panen alt boost või siis võimenda postitust. 99% juhtudest ma kasutan ikkagi ad manager'i ja sealtkaudu ka selle postituse boost imist. Kuid see ei ole tänase päeva teema. Et kõigepealt alusta sellest, et vaata, mis sul praegu toimub. Vaata oma statistikat Business Suite'ist. Kui nüüd ausalt endale otsa vaatad ja mõtled, et millal sa viimati seda vaatasid, siis tihtipeale on see kurb asi, et mitte väga tihti või noh, siis kui tuleb meelde, aga tegelikult sealt sa saad ju esimese info selle kohta, et need inimesed, kes on su jälgijad, mida neid reaalselt huvitab. Ja kui sa ei ole kasutanud reklaamiraha, siis sa näed siit, noh, kui sa oled ka reklaamiraha kasutanud, siis sa saad lihtsalt sorteerida, et mis on need tasulise boost'i tulemus, mis on tasuta. See arvamus, et korra, kui ma nüüd panen raha alla, siis on kõik läinud, siis ilma enam ei saa, ma selle lihtsalt tahan ära kummutada, et mina sellesse ei usu. Puhtalt sellepärast, et öelda, et 5 aastat tagasi panid seinale või 10 aastat tagasi ja kõik levis, mõtleme vahepeal sellele, kui palju algoritmi muudatusi on toimunud ja kui meeletult palju konkurentsi on su lehele, mitte sinu lehele, vaid noh, ütleme sinu lehele tulnud, kui palju teisi firmasid iga päev tuleb sinna kontosi, eks ju. Et päris nii see ei ole, et ükskord panen raha, siis üldse ei levi. Küll aga võiks võimendada neid postitusi, mida sa tead kohe alguses, et läheb hästi. Et need, mis niikuinii ei levi, nendel ei ole mõtet rahaga panna. Ehk siis mine vaata kõigepealt, mis sul praegu toimub ja vaata selle järgi, et mis sind reaalselt huvitab. Need kollased koledad lätakad on siis need kohad, kus sa nendeni jõuad. Minu jaoks on kõige olulisem, et postitused, mida ma siis teen, et need saaksid siis noh, like nii-öelda ja reaktsioone. Ja miks ma seda tähtsaks pean, mitte reach'i näiteks või siit läheb edasi veel igasuguseid muid näitajaid, on see, et ma tahan teada, et kui ma postituse panen, mu jälgijad seda näevad ja kui nad like ivad või reageerivad sellele, siis järelikult see kõnetab neid. Et see, kui ma vaataksin, et mis kõige paremini levib, noh, ütleme reach'i mõttes, see ei anna mulle seda infot, et kas reaalselt keegi seda tähele ka pani või nagu süvenes sellele, sellepärast ma vaatan neid. Küll aga artiklite puhul siis ma vaatan linkide klikkimisi. Kui sina lähed seda statistikat vaatama ja vaatad, et kuule, mul ei ole sellist järjekorda, siis siin see koolumsi koht on see, kus sa saad sättida need mõõdikud, mida sa tahad. Noh, näiteks kas või video vaatamise keskmine aeg, mis on väga silmi avav tihtipeale, et kui pannakse ilusad minutilised või isegi pooleminutilised videod üles ja tegelikult keskmine vaatamise aeg on seal alla 10 sekundi. Et soovitan väga soojalt pärast seda video vaatamist, minge ja vaadake, mis teil tegelikult praegu toimub ja sealt sa saad esimese info, mis postitusi üldse teha. Nii, kui sa oled sealt ära vaatanud selle, siis nüüd mõtle edasi, et kellele sa kirjutad. Ja see keegi ongi persona. Ja kui sa mõtled, et ma nüüd tean, see on mingi stiilis 20–40 aastane naine, klassika, eks ju, siis mõtle veel kord, enamus inimesi sihivad selles vanuses
naisi, mehi, ütleme siis 20–50 on see klassikaline vahe, aga see ei ole persona, see on sihtrühm. Persona on sinu ideaalklient, see, kes reaalselt võiks olla praegu sinu klient ja neid ei pea olema ainult üks. Siin on mul jälle uuringutele, et kuidas eestlased siis kasutavad sotsmeediat, et võib neid vaadata. Aga toon näitena siin Rauno Märksi juures, kui ma käisin viimati intervjuul, siis oli nende seina peal, mitte seina, oli see kapi peal, oli kaks persona, need on A3 suuruses, siit võib olla hästi aru saada, et kes on Retro FM-i persona ja kes on siis Sky plussi persona ja miks ma need näited toon, on see, kui sa tead, kellele sa kirjutad, siis sa tead, mis sõnu kasutada, mismoodi talle siis viidata, mismoodi, mis ta elab, mis on tema mured, mis on tema rõõmud ja siis sa juba kirjutades hakkad rohkem kõnetama teda, ehk siis reaalselt inimesed loevad sinu tekste meelsamini. Ja noh, klassikaline näide, eks ju, et nüüd on siis ta kuningas Charles ja Ozzy Osbourne, nad on sama vanad, samal aastal sündinud, samas kohas kasvanud, abielus, lossis elavad ja kuulsad ja nii edasi. Aga see, mida sa ütled siis Ozzy Osbourne'ile versus see, kuidas sa kõnetad kuningas Charlesi, on täiesti erinevad. Et sa ei saa mõelda, et ma kirjutan 20, ütleme 30–40-aastasele naisele, sest selle 30-aastane naine, tal võib olla laps, tal võib olla mitte lapsi, ta võib elada maal, linnas, kus iganes. Ja nüüd siis praktilised näited. Et nüüd hakkab tulema nagu Vändrast sealaudu, jah, saelaudu. Esiteks, kui sa tead, kes on su persona, kui sa tead, mis tüüpi postitused tal lähevad, siis nüüd sa mõtled, mis sõnu ta oskab. Siin on näide. Elektrohüdraulise litotropse teel 3, 4 või isegi 5 endoskoopilist retrogaarset kolangiopankiotograafiat nõude protseduur. Nii, ja mõtle nüüd, ma siis chillin õhtul diivani peal, lapsed magavad, aju puhkab täiesti, no välja lülitan ja siis ma võtan face'i lahti ja vaatan endoskoopiline retrogaarne kolangiopankiotograafia. Okei, next postitus. Ma ei jõua sellega tegeleda. Ma küsisin ChatGPT käest, mis asi see on. Ta ütles, noh, see teeb suurte sapikivide eemaldamise lihtsamaks. Et siis alustage sellega. Alusta nii-öelda keskmisel inimese tasemel, ära pane oma erialalised terminid sisse. Ütled, et meil on väga äge meel, et me saime nagu mõnusa aparaadi, mis siis sapikive eemaldab lihtsamalt. Ja siis sa võid öelda, ja muide, seda nimetatakse endoskoopiline retrograadne kolangiopankiotograafia. Ehk siis, kui sa tead, kelle sa kirjutad, siis sa tead, mis sõnu kasutada. Otsusta ära, kas sa võtad sina vormi või teie vormi ja otsusta ära, kui sa oled selle ära otsustanud, siis pane ka ühte postitusse see sama teema. Ja siin on Alpi Angel, et ta lubas näidata seal eventi all oli üleskutse ja ta ütles, et tema lehelt võib näiteid tuua. Nii, ühesõnaga suure S-iga suu, sind väiksega või siis on suure tõhiga teie. Need on kõik täiesti erinevad. Mina eelistan alati väikese S-iga sina. Esiteks, mitte keegi ei lähe selleks Facebooki, et midagi osta või vaadata ettevõtete postitusi. Ja kui ma nüüd hakkan seal mingeid suuri teiesid asju panema, siis see blokib ära otse mu sõbra postitus, lähme edasi, see on kellegi ettevõtte oma. Sellepärast ma kasutan väikest S-i. Aga ka Eesti Keele Instituut on ütelnud, et kui suurel tähel ei ole eelist, mida ei ole erisust väikese tähe ees, siis tasuks eelistada väikest tähte. Et siis suure tõhil teie versus väiksel tõhil teie on vahe, aga suurel S-il ja väiksel S-il ei ole. Küll aga ma kasutan seda suurt S-i jah, siis kui näiteks on vene taustaga inimesed, nemad neid teie pealt saada suure S-iga sinu peale on juba täitsa hästi saadud või siis ka kallimad tooted. Seejärel, kui sa kirjutad midagi, siis call to action. Call to action on minu see asi, mida ma raiun kogu aeg. Et sa ei saa eeldada, et inimene teeb midagi, mida sina arvad niikuinii teeb. Ehk siis siin on postitus sellest, kuidas siis, et meil on majavein viinamarjast ja nii edasi. Väga tore. Ma ei ole suur ekspert, pole üle 14 aasta alkoholi olnud, aga see üleskutse, et miks ma üldse seda postitust peaksin lugema hakkama, on see, et ma peaksin saama selle postituse lugeja mõtetesse niimoodi, et ta korraks peatuks ja mõtleks.
ja kõige klassikalisem selleks on küsimuse teema stiilis, et a la punane või valge alkoholiga või ilma, et millist veini sina eelistad, onju. nii, ja siis ma hakkan rääkima, et meie maja vein on selline, 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 onju. et kas sulle ka maitseb see näiteks, onju. ja neid call to action'eid ma kasutan enamus postituste puhul nii-öelda vanasti, see oli siis mingi circa 2 aastat tagasi, ma panin postituse lõppu, aga nüüd ma panen alati algusesse, et see oli peale valimisi, siis mul oli mõne poliitikuga koostöö, kelle seina ma seal natuke tuunisin ja siis sealt vaatasin, et tuleb hoopis paremini. aga call to action ei tohi olla ka reeglite vastane, ehk siis mu klassikaline loosimängud sa ei tohi öelda inimesele Nahe Koerte Akadeemia lubas enda seda ka sisse kasutada, seina vaadata. et märgi kommentaarides sõber, jaga seda postitust, need on keelatud ja ma ei kasuta neid ka tavapostitustes, sest et ai on ettearvamatu metall ja pärast tõestada, et see on tavaline postitus ja nii ma ei viitsi. ja suured tähed tegelikult ka, kui ma praegu vaatan, ei ole kõige lemmikamad. see loosimängude reeglite postitus on mul absoluutne top olnud aastaid juba, et paneme selle ka kommentaaridesse, mul siin ei ole pandud, aga ma katsun meeles pidada. Edasi, ole kasulik ja inspireeriv, ehk siis siin on näited sellest, et kuidas saab kasulik olla, et siin Koerte Akadeemial on siis Alpi Angelil, noh, natukene pikk või niisugune tuim on see tekst, aga mõte on selles, et mitte ainult rääkida sellest, mida mina pakun, mina müün, minult saad osta, mul on selline teenus, vaid jaga midagi kasulikku. siin näiteks on, et miks tuleb koeraga mängida, erinevad koerte mänguasjad, mängimisohud, kõik sellised asjad. siin on see, et on karnevalide periood ja siis kuidas teha neid retseptid. ehk siis sellise inspireeriva, kasuliku sisuga sa suudad rohkem inimesi kõnetada, kui lihtsalt, et meil on see asi müügis. ja siit ongi see järgmine asi, et okei, eelmised olid inspireerivad või kasulikud, aga see, kui sa räägid sellest, et ma tutvustan teile meie uut koolitust, koeraomanikul on nii, tänavatreening pakub sulle sellist asja, ehk siis see teenus, mida müüakse. vaata lähemalt ja nii edasi, siis minul tekib, et okei, aga mis ma sellest saan? et see on jälle see call to action'i teema, ehk siis, et alusta sellest, et sa tõmbad tähelepanu, kellele see huvi võiks pakkuda. ma täiesti tuima lihtsalt kirjutasin siin, et a la stiilis, et kas sulle on ka tuttavad olukorrad, kus sinu hästi treenitud lemmik üllatab sind siiski ootamatutes olukordades, olgu selleks möödub jalgratas, pai soovib väikelaps või midagi sellist, onju. no see ei ole ideaalne lause, see on lihtsalt näide. ja siis ütled, et meil on hea meel, et või noh, soovin tutvustada sulle meie uut koolitust koera tänavatreening, kus täpselt need teemad me käsitlusele võtamegi. aga siin on jälle see näide, see suure tõhiga teile, õpid ehk siis sina vorm, väikse S-iga sina, siis on väikse tõhiga teie. et otsustage ära, et mis on see, kuidas sa kõnetad. ja ideid veel postitusteks saad sa hashtagidega. et mina kasutan seda väga palju, eriti nende ettevõtete puhul, kelle valdkonnas ma ei tunne ennast tugevalt ehk siis ma ei tea sellest valdkonnast suurt midagi, et mis seal võiks olla, et mul ei ole varasemat kokkupuudet. et ma küll haldan praegu ettevõtete lehti vähe. kõik see rohkem võib-olla saunad Ukrainasse, ma olen seal vabatahtlik, et seal soovime siis toetusi koguda, seal on tõesti neid anneta on palju. aga noh, see on natuke teiseteemaline heategevusleht. aga muidu ütleme, kui mingi lambi firma mulle sisse ütleb, et kuule, tahaks konsultatsiooni, et mida võiks oma lehel paremini teha, see on üks nagu peamine asi, mis ma teen. siis ongi see, et kui mul ei ole ideid, mida öelda talle, et kuule, postita sellist asja ka, onju, siis ma lähengi näiteks Instasse või Facebooki, kes on konkurent või sarnase alaga ja vaatan, mida seal siis, mida nemad postitavad ja mis on läinud, et hästi lihtne on panna hashtag otsingusse, ütleme Instasse ja vaadata, mis teised teevad. aga nende hashtagidega üle ka ei tasu pingutada, et mõtle, kas sinu lugeja sedasi meeldib ja kas see pakub talle mingit lisandväärtust. et Facebookis olen ma hästi tagasihoidlik nendega ja noh, võib-olla see on ainult minu maitsega, minu jaoks see blokib ära, et kui mu hashtagide rida on pikem kui tekst ise, eks ju. ja kui sa hashtag'i paned, siis jäta vähemalt
nagu vahe, selge vahe siis teksti ja siis hashtagide vahel, et on lihtsalt ilusam lugeda. Ja see ilusam lugeda tähendab ka paremat loetavust, oih, ehk siis tekstimüürid. Et sa pead alati eeldama, et inimesed loevad seda postitust telefonist. Seetõttu mina kuskil 3, no ütleme 4-5 rida ja siis on tühikuga vahe ja siis teen nagu järgmise lõigu, et ühes lõigus on 3-500, et siin on need kollad või punased, need jutikesed on need, kus ma teeksin pausi juba, sest kui ma pööran pea ära, siis ma ei mäleta, kus kohas pooleli jäi ja ma ei loe edasi seda. Alati tuleb postituste juurde panna pilte ja videosi, originaalis kasutusõigustega muidugi, et selgelt vaatama, kas sul on kasutusõigus. Mõõdud, kvaliteedid, siin on hunnik linke, kes tahab, võib pildistada, aga ma panen nad pärast siis meie sinna kommentaaridesse, et ma väga-väga soovitan seda kvaliteedi artiklit lugeda. Ja siin on ka tootefoto ja brändifotod ja need, et ja muusika kasutamine üks uuemaid artikleid, et seal on reaalselt see, kuidas sa võid Face'is või Instas neid laule kasutada ja siis on tasuta pildipankade see Priit Kallase lingina. Aga näiteid siis, et kui sa paned üles video, siis vali see thumbnail ehk siis eelda alati, et inimesed vaatavad hääletult ja kui sul on postitus, kus ei ole nagu pandud seda, et mis siia kirja saab, mis sa videost saad, siis ma ei tea, kas ma viitsin vaadata, et noh, näide siit on täiesti okei, ma saan aru konnalihast, see on siuke atraktiivne, ma paneks konna emoji võib-olla siia ka. et okei, siin on konnalihast mingi asi, okei, ma vaatan seda, aga siin ma ei tea, mis siin on. et vali see esimene thumbnail. Alati vali sihtgrupile vastav pilt. Kui ma tahan peresid kutsuda, siis kutsungi või panengi perepildi. Kui on kõhukatele meestele mõeldud pluss, ma panengi kõhukate meeste pildi siia. Kui on tüse on paha sõna, kogukamatele naistele mõeldud või noh, ütleme teise kehaehitusega, ei, kõik ei ole XXS on ju. Et pane see naine, mees pildi peale, siis ma suudan suhestuda ja see pilt tõmbab jälle mulle tähelepanu, see jääb mulle silma, sellepärast et ma suudan suhestuda sellega, järjekord ma vaatan ja kõik need, et kui ma vaatan lihtsalt kasvõi mõjub jälle Facebooki, Instagrami, mis iganes algoritmidel paremini, ehk siis läheb natuke väike linnuke kirja, et ta jäi sinna peale ja järelikult teda võiks see postitus huvitada, mis annab sulle jälle natuke tasuta levikut juurde. Ja üllatusmomendid. Mul ei oleks seda pilti siin. Et kui ei oleks müüja naiste Icepeak jope tutikas on ju, ja ta ei oleks selliselt julge mees seal seda reklaamimas. Et mõtle, et ära pane igavaid kogu aeg eest-näoga pilte, kogu aeg ühes ja samas, pane sinna lemmikloom kõrvale, pane sinna toidud, käed, kui on mingi suurust vaja näidata, telefon, kahvelnuga, mingi taustsüsteem, kõik sellised, et see inimene, kes seda postitust scrollib lihtsalt tuimalt korraks jääks pidama ja mõtleks, oo, see näeb välja nagu mu sõbra postitus, ma vaatan seda ja siis ta vaatab, ei ole sõbra oma ja siis ta näeb, et okei, loeb ära selle ettevõtte nime ja su bränding teeb ikkagi läbi ja see, et ta jäi seisma sinna, tähendab seda jälle signaali, et näe, see postitus võis teda huvitada ja sa saad omale selle linnukese jälle ettevõttena kirja, et natuke levikut juurde. Nii, ma vaatan, mul aeg on juba siin. Et tahan öelda viimaseks, et kõik need tasuta postitused ja tasulised ja kõik võivad väga hästi levida, aga kui sulle sisse häkitakse, siis on sellest vähe kasu. Kes mind natuke teavad, need teavad, et ma igal pool pasundan, kaheastmeline autentimine nii Facebookile, Instagrami, TikTokile, Gmailile, kodulehele, igale poole peale. Ära usalda SMS-i, palun ära usalda seda Authentificatori äpiga. Ainult nii saad sa kindel olla, et see kohale ka jõuab, et SMS ei jõua valdavalt kohale. Olen nüüd viimased nädalad möllanud sellega ekstra, sest et ka business manager'ide SMS-id ei jõua enam kohale. Ja vahest on aidanud, et teise telefoni tõsta või teise numbri panna oma kontaktides, aga noh, see on juba teine teema jällegi. Nii et palun eelda või vaata, et su isiklikul oleks see kaheastmene peal ja su business manager'il. Et kui ühel on ja teisel ei ole, siis ei ole sellest ikka kasu. Ja viimaks kontaktirida, saadan lingid, QR-koode. Ma olen viimasel palju kasutanud just noh, vaatasin, Ukrainas oli hästi palju, jaanuaris käisime, nüüd järgmine kuu lähme jälle.
et seal ei ole isegi menüü seal restoranis, et QR-koodiga saad vaadata piltidega menüüd, ülihea, sa ei pea neid rasvaseid pabereid näppima seal. ja kui kellelgi on mingi küsimus, siis ma alati mainin selle ära, palun ärge kirjutage mulle Messengeri. Ma saan küll sellepärast kuri kirja, et ise sotsmeedia turundaja nüüd Messengeris ei vasta, aga uskuge või mitte, mul on ka eraelu. nii et kui sa tahad midagi tähtsat ja et ma vastaksin sellele, palun kirjuta meili peale. ja siis ongi kõik. sa oled ikka professionaalne koolitaja. täpselt 5 minutit on aega küsimuste küsimuseks. Siin oli hästi, praegu on tõesti nagu päris hea arv kuulajaid-vaatajaid, et keriski siin peaaegu 100-ni välja ära, et 3 inimest on puudu, 2 inimest on puudu praegu aga ma pean 100-st. emale ja õele kirjutama ja just täpselt, kutsun nemad ka kiiresti vaatama, saame 100 täis. aga ega siin otseselt ei olnud selliseid küsimusi, sest ma arvan, et lihtsalt kõik praegu vaata kuulasid ja seedisid, mida sa rääkisid. aga Raimo küsis näiteks, et kuidas üldse, kui alustada, et kuidas sa üldse tead, mis kanalit valida ja millist kanalit kõige lihtsam hallata on? no see, millist hallata, see on täiesti maitse asi. mina ütlen alati, et Facebooki on kõige lihtsam. ta on lihtsalt nii käepärane ja seal on kõige rohkem inimesi, keda siis nagu püüda. üks asi, noh, tähendab, ütleme, kui mina peaksin nullist soovitama, siis ma võtaksin Facebooki ja kui mul oleks noored, võib-olla TikToki. minu jaoks Instagram on kõik see keerulisem, sest et kõik jälgivad välismaa asju ja jube raske on sealt siis silma paista. aga praegu üks asi, mis mul tuli meelde, et kui see Facebookis ka nagu levima ei hakka, noh, täpselt ei hakkagi onju. siin, kui te nägite slaide, siis seal mul oli ka mis iganes 50+ 1000 riitsi, noh, levikut kuus, kuigi mul on 2000 jälgijat onju, et saab küll levima. aga üks asi, mida hästi vähe kasutatakse, on see, liitu oma Facebooki lehega, ettevõtte Facebooki lehega, ütleme siis mina olen Miilas Reklaam, ma lähen Google, sinna Facebooki otsingusse, panen sinna, ma ei tea, turundus ja siis panen enter ja valin vasakult grupid ja vaatan, millistesse gruppidesse ma võiksin sobida. ja sa paned automaatselt ettevõttena kasulikku sisu ka nendesse gruppidesse ettevõtte nime alt ehk siis brändingut jälle, mitte müügipostitusi kohe. et see on selline asi, mis ka nagu aitab alustavatel eriti nagu lihtsamalt täiesti teisi asju ja noh, ütleme reklaami puhul, siis ma saan sihtida neid, kes videot vaatasid ja nii edasi. aga ma alustaksin ja noh, ideid täpselt seesama, kes on su persona, et sellest juba alustab see, et mis vanuses enam-vähem on ju, et noh, LinkedIni ma fännan praegu täiega, et aga see ongi see, et kui sa tahad ettevõtete poole, siis võib-olla seal on mõistlikum olla, jah. mm. -hmm. väga hea. Ma küsiks siis võib-olla viimase küsimuse, et ei märganud, et siin kommentaariumis oleks olnud keegi küsinud, aga mu küsimus on see, et mis on niisugune põhiasi, põhiviga? ma tean, et sa tõid juba väga häid näiteid, on ju, mida siin ettevõtjad postitustes teevad, aga ikkagi, mis on niisugune sinu jaoks nagu selline koolitajana, et jälle ma pean seda teemat rääkima, et mis on see põhiviga, mida sa näed, mida Eestis sotsiaalmeedias ettevõtjad teevad? Mm. ma võib-olla ütleme tasuta turunduse poole pealt, ma võib-olla mõtleks seda, et igal pool öeldakse, et videot tuleb teha, video levib igale poole ja nii edasi. video levib ja nii-öelda standardis, aga algoritmis on see, kui mina olen pildivaataja, siis mulle näidataksegi pilte rohkem. minuni sa selle videopostitusega ei jõua. teisteni, kes jõuab, kes vaatavad videosi, noh, mul mees scroll ib ka neid kassivideosi onju, temale jõuab, sest tema vaatab videosi. et sa pead alati tegema, sa ei saa mõelda ainult sellest, et mida öeldakse, noh, öeldakse, et a la teisipäev 10-12 on kõige parem postitada. aga miks kõigil hästi ei lähe? ilm muutub seal Eesti uuringutes mul ka alati on õhtupoole, mis ei tähenda, et sa pead alati selle peal tegema, aga selle video ja pildi poolt veel, et vaata oma statistikat ja sa pead lihtsalt tegema mõlemat sisu ja videosisu ei tähenda seda, et ma võtan selle telefoni kätte, lähen välja filmima, eks ju, vaid see võib olla ka, kui sul on mingi, ma ei tea, kuulutus või mingi asi, siis pane Canvas mingi asi liikuma MP4 failina ja sellest nagu nii-öelda piisab. et sul on vaja teha mõlemat sisu, sa ei saa alati lähtuda sellest, see ei ole kunagi toiminud ja noh, neid toimib, aga vaat toimib mõnede puhul toimib. väga äge, nüüd ma usun, et tänu sinule 97 ei tulnud 100 täis, ma ei näinud. vähemalt 97 inimest Eestis siis teevad järgmise postituse palju-palju paremini kui eelmise postituse, mis nad tegid. aitäh sulle, Brit! palun ja edu teile. ja mõnusat reede jätku kõigile
ja kohtume siis järgmisel reedel uuesti veebikooli Facebooki laivis ja seesama video läheb ka Youtube'i, nii et hakka, kui sa veel ei ole, siis jälgima veebikooli Youtube'i kanalit ka. aitäh sulle, Brit, ja mõnusat reedet kõigile! kõike head, nägemist!